tere, mina olen Kristina. Ja mina olen Liina. Me oleme kaks õpi- ja enesearengu huvilist naist, keda viis kokku eneseareng ja arengupartneritena oleme teinud aastaid omavahel inspireerivaid ja motiveerivaid videokõnesid, kus oleme jaganud oma õppimisi, oma õnnestumisi ja ebaõnnestumisi, taipamisi, raskusi ja rõõme. Nüüd mõtlesime, et miks hoida seda vaid endale, kui me saame jagada ka sinuga. Nii et tere tulemast kuulama podcasti. Õpime ja õnnestume ning vahel ka ebaõnnestume. Tere tulemast vaatama juba meie podcasti 6. episoodi. Issand, uskumatu, kuhu see aeg lendab. Kui me avaldame ühe episoodi kuus, siis see tähendab juba pooleaastast sünnipäeva. Nii et meil on üks pooleaastane podcasti beebi siin. Vau, tõesti. Et ma isegi sedasi ei mõelnud, lihtsalt vau, me teeme juba 6., aga tõesti, järelikult see on 6. kuu. Just niimoodi on. Ja me täna valisime sellise teema, et kuna me oleme ikkagi enesearengu teel toimetavad naised, sellest vaimustunud naised, siis me ikka pidevalt õpime ja sulgudes õnnestume, nagu see podcasti nimi on. Ja siis me otsustasime jagada enda viimaseid taipamisi olulisi, mis siin olnud on, sest kes teab, võib-olla kellegile sillutab see omakorda teed siis tema taipamisteni, sest mulle küll endale alati meeldib teiste mingeid siukseid õppetunde, õppekohti kuulata, sest tõesti need aitavad mul ka märgata midagi minu sees või et oi, et äkki mul tuleb ka see asi niimoodi sealt või äkki mina teen ka niimoodi. Ja sellised taipamised või sellised kuulamised, alati need aitavad edasi, vähemalt mind. Ma ei tea, kuidas sinul, Kristina, on. Ja tere, ütlen ka siia, enne lihtsalt hüppasin vahele, ütlen ka kõigile tere, kes on kuulamas meie siis 6. episoodi ja tõesti, mina ka ei tea, kuhu see aeg järsku nii kiiresti on läinud, aga samas, kuhu see aeg kiiresti läheb, tavaliselt läheb kiiresti siis, kui sa ikkagi tegutsed, eks ju. Et see on minu meelest see koht, mis ma tunnen, et järelikult on tegutsetud. Taipamised ja mina ka täiesti õpin taipamistest ja mulle alati meeldib neid jagada, et kui ma saan mõne taipamise, aga ma ei jaga seda tavaliselt kõigiga, sellepärast mulle ka meeldib see episood, sest pigem minu taipamistest saavad osa minu pisikene, minu oma ring või siis minu kliendid, et oleneb siis, et milline taipamine on, kui see on selline, mis ka kliente võiks aidata või toetada, siis ma jagan seda nendega, aga tavaliselt saavad seda Liina, sina, eks ju? Sina oled tavaliselt üks nendest, kes saab enamus minu taipamised ja tavaliselt hästi emotsiooni pealt, sest mina näen seda, et taipamine on justkui mingi asja arusaam uuest vaatenurgast ja lisaks veel, see ei ole lihtsalt uus vaatenurk, vaid see kuidagi käib kogu kehast läbi. Et mina nimetan seda taipamiseks, et mitte see, et oi, ma nüüd taipasin, et taevas on sinine. Ei, see on mingi selline taipamine, mis ta justkui olen juba varem kuulnud, aga see ei ole kogu kehast veel läbi käinud. Ja see, et hetk, kui oh my god, ma nüüd sain sellest päriselt aru või appikene, ma ei olegi varem seda sellisel viisil mõelnud. Et need on tavaliselt need taipamised, mis siis Liina, sina esimesena alati kuuled ja siis sealt edasi juba, kes on see oma ring või siis ka kliendid. Aga mul on põnevil, sest ma ei ole tänaseid kuulnud. Me hoidsime need. Võib-olla midagi olen, aga võib-olla midagi ei ole, võib-olla mingeid katkendeid, aga ma tean, et osa on minu jaoks uus. Ja kui sa praegu kirjeldasid seda taipamise tunnet, siis ma ise ka hiljuti just tajusin seda, et võib olla tegu asjaga, mida ma tean või millest ma olen nagu aru saanud juba ammu. Aga tegelikult kuidagi nüüd, kui see taipamine kohale jõuab, sa saad kuidagi teistmoodi sellest asjast aru, hakkad seda teist nägema. Mul oli näiteks ühe sõnaga oli hiljuti lihtsalt niimoodi, et lihtsalt see sõna hakkab su jaoks midagi uut tähendama. Nii et
aga lähme teele, me oleme mõlemad valinud täna vähemalt 3 taipamist, ma ei tea, võib-olla tuleb siin jutu sees neid rohkem välja, kes teab kui tuleb, siis tuleb, aga läheme teele ja mul on niisugune mõte, et ma laseks sinul alustada, sest ma olen nii põnevil milline on su üks viimaseid taipamisi olnud? absoluutselt ja ma jagangi seda kõige-kõige viimast, mille kohta ma tegelikult ka, Liina, sulle saatsin sõnumi sellisel viisil, et mul on mega taipamine, ma ei jaga seda sinuga ja ma räägin korraks siia selle eelloo ära, sest see oli lihtsalt nii naljakas ja võib-olla ka minitaipamine siia juurde, et ma ei ütleks, et see on taipamine, aga ütleme, et minitaipamine võib-olla on siis see kellelegi kasulik ja vajalik. Et kui ma sain selle taipamise, mida ma kohe hetke pärast jagan, siis ma olin nii õhinas sellest, see oli nii suur niisugune ahaa-moment iseenda jaoks. Ja kui ma tahtsin kohe jagada, ma kohe haarasin oma telefoni, hakkasin häält sõnumit saatma, ei, sest me leppisime kokku, et me räägime taipamistest meie episoodis, siis ma ei jaga seda sinuga, et jääks see emotsioon alles. Ja mul hakkas pärast seda enda kogukonnaga webinar ja ma ei pannud enda taipamist kohe kirja. Mõtlesin, et ma pärast seda panen. Pärast seda mul tuli järgmine webinar teise grupiga ja mõtlesin, et mul on veel meeles, et ma panen ta pärast kirja. Kui see sai ka läbi, siis ma läksin sujuvalt enda töödesse ja kui ma lõpuks nägin seda märkmikku, mis ootas sõnaga taipamine, siis ma hakkasin mõtlema, et mis see taipamine oli? Ma ei pannud seda kirja, mis asi see on? Mis oli see, mis mu seda õhinat tekitas? Ja siit tuligi see minitaipamine. Pane vähemalt üks sõna kirja, et sa mäletaks, mis see taipamine oli. Või siis jaga ikkagi ära, et siis oleks olnud võimalus tagasi tulla ja kuulata, et mis see sellist õhinat siis tekitas. Ja õnneks see mul tuli ikkagi kella 9 paiku õhtul meelde. Seega ma kargasin püsti, haarasin oma märkmiku ja panin paar lauset sinna kirja, et ma mäletaks, mida siin, mis see oli ja mida siin jagada. Ja nüüd trummipõrin. Minu taipamine siis eilsel päeval, kui see tuli, oli see, et sa kindlasti oled ka kuulnud lauset pärast mõnda veebiseminari, kursust, koolitust, programmi. See oli hea meeldetuletus. Võib-olla olen ise ka öelnud, see oli hea meeldetuletus. Ja mina olen ka kasutanud seda absoluutselt. Või samamoodi lause, ma juba teadsin seda. Aga just see, et see on hea meeldetuletus, oli see, kus minul käis ära justkui nihe, tekkis ahaa-moment, kui ma mõtlesin, et kui see on meeldetuletus, et see oli hea meeldetuletus, siis mida tavaliselt meeldetuletus tähendab? See tähendab seda, et ma veel ei tee seda. Eks ma tuletan sulle meelde, tee see asi ära. Eks ma panen endale kuskile meeldetuletuse, et ma ära ei unustaks ja teeksin seda. Seega, kui me ütleme kuskil, ma ei tea, webinaril või programmi lõppedes, et see oli hea meeldetuletus, järelikult ma ei praktiseeri seda ja see on justkui meeldetuletus, ma ei tea, siis universumilt või kõrgemalt või loojalt või jumalt, mis iganes see on sinu sõna. Et see on meeldetuletus, et vaata, see uuesti kõnetas sind, see tuli sulle meelde, sul ei ole veel neid tulemusi, mida sa tahad. Pane praktikasse, et hakka siis kasutama seda. Et muidu me ei kasutaks ju sõna meeldetuletus, ma ei ütleks seda pärast enda, ma ei tea, koolitust, kus ma siis osalen, et see oli hea meeldetuletus. Ja see oli minu jaoks vau. Jaa, see on siis täpselt see nagu, et see moment, et ma tean, aga ei tee. Just, praegu ka liblikad hakkasid kuus lendama. Just see, seda enam, et ega just ütlesin, eks ju, et mul oli veebiseminar ühel teisel koolitusel, kus ma ise vedasin seda ja ma sain lihtsalt tagasisideks ka sealt, et see oli hea meeldetuletus. Ja sel hetkel ma isegi ei pööranud sellele tähelepanu sellisel viisil. Mul oli hea meel, et see vähemalt tuletas midagi meelde. Ja ka see lause ise jäi kuidagi minu sisse.
ja ma hakkasin mõtlema, et ma olen ka seda öelnud, miks ma seda peast ära ei saa nüüd. ja see hetk, kui mul see tuli, et vau, tegelikult see ju tähendab seda, et kui keegi kuskilt tuletas mulle meelde, järelikult ma ei praktiseeri seda, ma ei kasuta tegelikult seda. mul on tööriistad Mhm. olemas, aga ma ei kasuta neid. nüüd on meeldetuletus ja see oli lihtsalt minu jaoks nagu vau ja et ma hakkasin vaatama, et kus kohas ma praegu tunnen seda sama, et ma ju tean, eks, aga ma ei tee. kuna ma ise olen ka praegu 6-kuulises, olen täpselt poole peal ehk mul on siis 3 kuud läbi ja 3,5 kuud ja ma vahepeal tunnen, et see on lihtsalt justkui meeldetuletus. ja see oli see teine nõks minu sees, ma mõtlesin, et oota, siin ongi see koer maetud, kus ma endale ütlen, et see on meeldetuletus, aga mismoodi ma siis panen selle praktikasse, et ta oleks siis et ma seda, mis see õige sõna nüüd oleks, et kasutan või et ma seda päriselt elan selle järgi, et mismoodi siis seda rakendada päriselt, et see ei oleks lihtsalt, et koputus õlale üks. jah, mul tekib siit paar mõtet, on see, et tuletus, see on nagu millegi kutse või midagi iseenesest tuleb su juurde ja teiseks me paneme ju meeldetuletusi kalendrisse asjadele, mida me tahame päriselt tehtud saada, on ju. just, just ja Mm. see koht oligi minu jaoks sihuke, et vau, vau, ma sain nüüd sellest aru, et kuidagi teise koha pealt, et see on minu jaoks uus vaatenurk, et mida see tegelikult tähendab ja kui tihti me tegelikult seda ütleme. Mhm. Kuulad mõnda podcast'i ka näiteks, eks, kasvõi meie oma ja ütled, et Mhm. oo, see on nii hea meeldetuletus, aitäh, et te jagasite. mida sa edasi Mhm. teed sellega? see oli meeldetuletus, aga mida sa teed sellega, kui see Mhm. sulle tuletas midagi meelde? Vajutad seda snuus-nuppu või siis teed ära, on ju. just ja snuusi nupu kohaga ka, et seesama näide, et kas, kui sa paned hommikul äratuskella, no minu mees teeb seda kogu aeg. ta paneb äratuse ja siis ta enne magamaminekut ta küsib, kas sul on äratus ja see on lihtsalt nii naljakas, sest minul on lihtsalt igaks juhuks pandud äratus peale, et mul on seal sleep mode, magamise mode'i peal ja siis ta läheb kuidagi automaatselt. enamasti mu äratuskell ei helise, sest ma ärkan just enne seda üles ja võtan sleep'i maha, selle unemoodul, uneasja võtan maha ja siis ta ei hakka mul tavaliselt helisema. ja mida tema teeb, ta panebki äratuskella, 3 korda vajutab siis selle snuusi peale ja siis, kui mina tõusen, siis temal on nii, nüüd sa tõusid, ma tõusen ka. miks sa paned seda? ja see on täpselt samamoodi, et meeldetuletus ja kui palju me elus tegelikult paneme neid snuusi nuppe, kui palju me lükkame asju edasi lihtsalt selleks, et jah, meeldetuletus on, aga ma Mhm. lükkan ta edasi. Täiega hea mõttekoht. sa panid mind ka praegu mõtlema ja mõtted ketravad peas, et issand, kus ma seda ka teen. Mhm. Aga üks et minu taipamine on ka sellega seotud. ja nüüd lasen sinul järgmisena, mis on sinu taipamine? ma mõtlengi, ma panin siia kirja need taipamised endale ja ma tahtsin alustada ühest teisest, aga tegelikult praegu mul on tunne, et ma alustan sellest, mis ma kõige viimasena kirja panin, see on ka kõige viimaseid taipamisi, sest tegelikult see on sinu selle snuusiga siin seotud. ja see tulenes ühest küsimusest, mis sina küsisid veebinaril ja sa küsisid, et mida sa teeskled. Mhm. ja Mhm. see küsimus juhatas mind hoopis selleni, kus okei, ma hakkasin igasuguseid asju kirja panema ja see juhatas mind hoopis selleni, et kuidas ma tegelikult teen asendustegevusi siin ja seal, oi kui palju, selleks, et lükata edasi siis nii-öelda snuus-nupule, panna siis enda need tegelikud, need asjad, mida ma tegelikult peaksin tegema. ja miks ma seda teen, see on mugav, ma olen mingis mugavustsoonis, see on mingi harjumus, mingid asjad on mulle loomupärased, näiteks asendustegevustena ma pidevalt topin mingeid oma nina hoopis teistesse asjadesse, kus mul tundub, et mul on nagu hästi palju igasuguste asjade kohta arvamus ja siis ma tahan seda avaldada ja kõik, onju ja see on üks tohutu asendustegevus tegelikult, et kui ma vaatasin ka, et ma aasta alguses seadsin endale aasta sõnaks nii-öelda või selleks märksõnaks fookus,
siis esiteks ma avastasin üldse, et mis fookust ma saan siis seada, kui ma üldse ei tea, kes ma olen. Sellest ma räägin ka, see on üks taipamine ka, hiljem ma räägin siis, kes ma olen. Aga see fookus ei saa tulla, kui ma teen kogu aeg mingeid tegevusi, mis mul on kogu aeg mugavad. Siit-sealt mingi asi püüab tähelepanu harjumusest, mõtlen nende peale, harjumusest kulutan oma aega sinna, mitte ei hoia siis fookust sellel, mis mind tegelikult päriselt edasi viiks. Ehk siis tohutu mugavustsoon ja vot see sinu taipamine on täpselt minu selle snuusiga praegu seotud. minu snuus on siin, et ma teen neid asendustegevusi selleks, et ma ei peaks ebamugavate piiride nihutamistega tegelema. Vau, Ja seda lihtsalt vau. trigerdas lihtsalt üks küsimus, mida sa teeskled. Ja vaat mingist sellisest ühest küsimusest võib mõte hargneda hoopis ei tea kui kaugele. Just, et see küsimus oli veidi pikem muidu, et mida sa Mhm, teeskled, mida, et sa ei tea, eks, mhm, aga siis just, et igal küsimusel on ka mingi sõna, mis meid puudutab rohkem. Ja mhm, järelikult see sinu sõna oligi see teesklemine seal mhm. küsimuses, mitte see teine pool, et mida sa ei tea, vaid Jah. just sõna teesklemine ja mõtted läksid sealt liikuma. Mulle hästi meeldib see, kuidas kui sind midagi kõnetab, et sa lubad minna voolamisse, sest minu Mhm, meelest saavadki tulla tegelikult need taipamised, nagu sa ka mhm. tegelikult siin meile praegu ka jagasid. Vot Vägev. meie esimesed taipamised on omavahel seotud niimoodi. Just ühisenergia ühisteadvuses on järelikult energia, mis mind veel Ja. praegu hästi sinu jagamisest kõnetas, on kui tugevalt on seotud edasilükkamine, kui tugevalt on seotud edasilükkamine ja mugavustsoon. Mhm, Et me leiame just nimelt neid asendustegevusi, et mitte teha ebamugavaid samme. Ja mhm, ometigi ebamugavad sammud ei tähenda seda, et meiega midagi füüsiliselt halba juhtuks, vaid mhm. lihtsalt tegelikult, mis on selle taga, on ju kasv. Ja me ise pidurdame selle snuusinupuga edasilükkamisega enda kasvu. Et Mhm. lihtsalt vau, siit sünnib ühest taipamisest kohe teine. kui keegi meie vaatajatest ka tunneb, et tal mõni taipamine siin sündis, siis palun jagage meiega selle episoodi käigus. hästi põnev oleks teada, sest võib-olla see annab ainest mõnele meie järgmisele taipamisele või mõne teise kuulaja taipamisele. et see nagu gaasi vajutamine ja samas käsipidur peal on ju, kumm suitseb all juba. et see on ühest küljest see on nagu sihuke, sa kulutad oma energiat sinna, aga sa rapsid nagu niimoodi tühja, on ju? jah, ja ma olen siis seda teinud, et vajutan pidurit, vajutan gaasi ja samal käsipidur peal. jah, et ja siis ongi sihuke tunne, et sa kulutadki selle kummi läbi, on ju, väsitadki ennast ära seal, on ju. ja siis tulemused näitavad sulle nii-öelda, näitavad, et tegelikult oli vale asi sinnapoole liikuda, on ju. aga kui sa laseksid sellest pidurist lahti, on ju, et selles mõttes see küsimus trigerdas hästi palju. mul praegu käis nõps seest läbi, nüüd ma tean, mis see järgmine taipamine mul on, mis ma kohe jagan, sest see läheb nii kenasti siit tegelikult edasi Mhm, sinu näitega, et me vajutame gaasi ja tegelikult hoiame seda käsipidurit pinges, et ei lase pidurit lahti. Minu mhm, järgmine taipamine, ma lähen siit kohe edasi sellega, et eh, kui tihti me ütleme ka näiteks seda, et ma ei ole veel valmis või ma hetkel ei vali seda, aga mhm, tegelikult sisemas tunneme, et ma tahaks küll, aga no ma hetkel ei vali. Et justkui see sisemine jaa on juba olemas, aga siis mõistus ütleb, et ei, veel mitte. Et ka seda me oleme minu arust teeme päris palju ja ma absoluutselt ütlengi meie, sellepärast et ma ise olen ka, kes on seda niivõrd palju teinud, et ma ei ole veel valmis või ma ei saa seda praegu teha.
Mhm. siis minu üks taipamistest on selle mõttega seoses, et iga kord, kui sa ütled, et ma ei ole valmis või mitte veel, siis läbi selle ma annan signaali universumile, Jumalale, loojale, allikale, et tegelikult ma ei taha seda. Ja ka see taipamine oli midagi sellist, mis käis mul üle kogu keha, läbi kananahk oli peal, tibutagi seljas. Et vau, tegelikult kui palju ma ise olen seda varasemalt öelnud, et kui tuleb mõni pakkumine, mis mõtlen, et oo, nii vägev, tahaks. Ja siis mõtlen, et aga mitte veel, aga Mhm. mitte veel, ma veel mõtlen, aga tegelikult tahaks. Ja esiteks ta isegi toetab minu eesmärke ja edasiliikumist ja ma ikka ütlen talle ei, sest ma ei ole veel valmis, ma veel ei julge. Siis tegelikult ma ju annan sellega sõnumi välja, et ma ei taha seda. Mhm. Ja ka see käis meil hästi-hästi tugevalt läbi ja mitte ainult, eks ju, pakkumistega. Hiljuti ma enda klientidega tööd tehes ma järsku tundsin, et ma võiks enda hinnad üle vaadata. Ja ma olen seda varasemalt ka mõelnud, kui mulle on öeldud, et tead, sa teed nagu nii head asja, et hinnad on, sa annad selle niisama ära. ma ütlesin, et ah, mis asja, et ei ole midagi, et kes annab, et see saab, eks ma usaldan seda. Ja Mhm. see hetk ma sain tegelikult aru, see on ju täpselt sama koht, kus ma ütlen enda hindadele ka, et ma ei taha rohkem, Mhm. isegi kui ma tahan ja siis ma mõtlen pärast, ei tea, miks see sissetulek on nii väike. Aga ma ise olen öelnud universumile, ma ei tahagi rohkem, saan hakkama küll nii. nii on ka päris Mhm. hea. Mhm. Ja Samas siis mõtle, see on nagu, mõnes mõttes on see mugavustsoon, kus olla, samamoodi. samas ta on meile ebamugav. Et Mhm, ebamugav on ta ju nii või naa tegelikult. Et miks me tahame kasvada ja edasi liikuda, mhm, sellepärast et me tahame ka mingist sellest meie praegusest ebamugavusest välja liikuda. okei, me oleme absoluutselt. praegu mingis ebamugavuses, see on samas mugavustsoon, aga mis Mhm. siis, kui see edasiliikumine oleks mugav, on ju? Jah, eks see ebamugavusega on ebamugavus ja ebamugavus. minu meelest seal Mhm. on vahe sees. Mhm. et üks ebamugavus on see, kus sul tõesti ongi füüsiliselt midagi teha ebamugav. ma ei tea, joogakujundid, Mhm. minu jaoks on need väga ebamugavad. seega see on minu jaoks füüsiliselt ebamugav. aga näiteks, kui ma siin praegu tõin korraks hinnatõusu või teenuse hindade tõusu, siis füüsiliselt ju ma ei pea ühtegi liigutust selles mõttes tegema, ma pean lihtsalt Mhm. numbrid ära vahetama. Mhm. Kust see ebamugavus tuleb, on mina pildis, minu Mhm. identiteedis, väärtustes, Mhm. väärtuses. kas ma ikka olen seda väärt, kas minu teenus on ikka piisavalt hea, kas see on Mhm. piisavalt kvaliteetne, et seal on juba need mõtted taga ja see tekitab seda ebamugavust. Mhm. Ja et kui me siin seda ma näen, et siin on ebamugavust ebamugavust. tunneme, siis me anname ka seda energiat nagu juurde, et me ei ole valmis. Mhm, 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 et see tunnete või mõtete tasand on nii peen tegelikult, on ju. mhm. et ja siis ma tundsingi ühel hetkel, et kui tihti Mhm. ma ütlen, sest et ma veel ei ole valmis seda tegema, siis Mhm. täna ma ütlen palju julgemalt asjadele jah, kui see tõesti on midagi, mida ma tahan, Mhm. mida ma päriselt tahan, et kui see on midagi, mida ma tahan ja sel hetkel isegi ei ole sellel ebamugavusel tähtsust, vaid Mhm. pigem on see, just ongi see küsimus, kas ma seda päriselt tahan. issand, mul tuli ka üks lugu meelde sellega, millega ma tundsin praegu ära selle valmisolekuga, et ma ütlen, ma kirjutasin, ma vaatan eile või üleeile, kirjutasin eile, olen märkmikusse kirjutanud, ma alati kirjutan mingeid siukseid asju, mida ma järjepidevalt teen ja siis kirjutan siukseid vabu mõtteid ka järgi, iga päev neid ei ole, mõni päev on. eile oli ainult üks lause, ma tahaks kolida. Niimoodi oligi, lihtsalt see lause ja samas ma olen seda mõelnud juba pikemalt ja Mhm, umbes jah, oli siin aasta lõpus, enne aastavahetust natukene, tekkis tegelikult üks võimalus kolida
ja siis ma mäletan, et see tuli nagu välk selgest taevast ja ma mõtlesin appi, ei, mitte veel, ma ei ole valmis nagu ja okei, siis me käisime seda kohta vaatamas ja ikkagi otsustasime, et me ei ole valmis või et noh, see ei olnud tegelikult piisavalt hea koht, kuhu siis veel nagu minna, onju. et aga see reaktsioon minult nagu, ma ise tahan kolida ja siis mu esimene reaktsioon oli see, et appi, mitte nüüd kohe, mitte nagu nii kiiresti, onju. et mida, ma ise tõmban pidurit ja nullin selle nagu ära, onju. et võib-olla kui ma oleksin päriselt valmis, siis see koht tuleks ka minu juurde nii-öelda kiiremini. ja nüüd pärast seda ma olen otsustanud siis, et ma olen nagu hakanud valmistuma selleks kolimiseks. ma siin iga nädal ma leian midagi, mida ma koristan, kas mingi kapp, midagi sorteerin, viskan mingeid asju ära, annan ära ja see on tegelikult selle mõttega, ma juba tunnen seda nii-öelda nagu kolimise vibe'i või nagu seda, et ma tunnengi, et ma valmistun kolimiseks sellepärast, et ma sain aru, et kui see tuli järsku, siis ma ei ole valmis, onju. et tegelikult ma peangi iga päev ju valmistuma selleks, nagu see Mhm. nüüd kohe-kohe tuleks. ja vaatame, millal see tuleb siis just, väga hea näide, täpselt see emotsioon ka, mis sa, vabandust, tõid välja. Mhm, sa ütled, ma tahan seda, sul tuleb võimalus ja selline mhm. ma tahan küll, aga mitte veel. ja kui jah, palju me seda teeme, me teeme seda jah. väga-väga palju tegelikult, eks mitmes ka erinevates valdkondades, Mhm. et me ei julge teha seda päris sammu ära. Samas siin peab ka väga hästi teadma neid tingimusi, et ma tahan, aga sellistel tingimustel on ju. et siis ära tunda see, et mitte nüüd võtta siis sellest, mis sinuni tuleb, see pakkumine, sellest kinni nii-öelda pimesi, sest see on nagu seesama pakkumine on ju. aga kui ta ei vasta ikkagi su tingimustele, siis tegelikult mitte öelda, et ma ei ole valmis, vaid ei, tänan, see ei ole nagu minu jaoks on ju. Mhm. või ma ei tea, sina võib-olla sa oskad paremini sõnastada, et või et ei, aitäh, ma tahan paremat või ma olen paremat väärt, onju. et midagi sellist, et sa pead ka nagu siis kindlalt teadma minu puhul, et näiteks millised need kolimise tingimused on ju, kuhu milline see koht olema peab, onju. Mhm. et Mhm. siis sa tead nagu selle kohaga nagu ära tunda, onju. mis Mhm. iganes pakkumisega siis tegu on, onju. ja mul endal praegu sind kuulates tuli ka kohe meelde see, kuidas ma sain ühe rahvusvahelise koostööpakkumise ja Mhm, ma olen seda manifesteerinud nii pikalt ja ta tuli nüüd ja need tingimused tegelikult kõik oli väga-väga tore ja aga see tähendaks seda, et minu fookus läheks praegusest õppimiselt kõrvale, kas läks praegu minu tegevustest korraks viiks ta kõrvale. seega kuulasin ära, kirjutasin endale välja, et kindlasti on see midagi, mis mulle meeldib, kuhu suunas ma tahaksin ka liikuda. et see mhm, koostöö ise lihtsalt oli minu jaoks hästi-hästi põnev ja ta kindlasti viiks mind edasi ka lähemale siis minu eesmärkidele, siis minu vastus oli see, et ma hetkel ei vali seda, sest minu fookus on mujal. seega ma ei mhm, pane ust päris kinni, ma jätan selle varba mhm, sinna ukse vahele ikkagi. ma loodan, et seda keegi mhm, kinni ei puruta, kui mu varvas seal on, aga kui on mul siin ukse vahel, et see pragu oleks ikkagi seal sees ukse vahel, et kui ma nüüd lõpetan ära enda kursuse, siis mul on see võimalus ikkagi uuesti nende poole pöörduda ja vaadata, et millistel võimalustel, kas see koostöö saaks toimida, kas ta ei saa toimida. ja mhm, igatahes mul on see, ma tean, et ma tahan seda, aga lihtsalt hetkel ma ei vali, sest minu fookus on täna kuskil mujal. asi on prioriteetides ka, onju. just, just ja ka prioriteeti me peame õppima panema. nii et absoluutselt. Tiina, mis on sinu teine suurem taipamine? ja nii tore, sa ütlesid, et prioriteete me peame õppima panema ja prioriteete me teame panna siis, kui me teame, kuhu me liigume, eks ole. Mhm. ja ma oma eelmises taipamises rääkisin juba sellest, et siis see fookus on olnud mul nagu selle aasta sõna ja esiteks üldse, kui ma selle sõna endale aastasõnaks valisin, siis ma avastasin kõigepealt, et appi, aga ma ei tea ju absoluutselt, kes ma olen või kuhu ma liigun ja siis esimene asi oligi hakata seda nagu välja selgitama ja mida ma välja selgitanud siin olen, on see, et ma räägin siis teise taipamisena sellest,
et kuidas ma seda välja selgitanud olen, et minu suur taipamine on see, et siuksed väiksed järjepidevad sammud, need on ikka tohutult olulised, et sa võidki teha mõnikord mingeid asju nagu tuimalt nii-öelda kirjutada iga päev mingile küsimusele, üks sama küsimus, iga päev kirjutad vastust automaatselt või kirjutad tänulikkust. Ma hiljuti siin, ma osalesin ka kolmandat korda loovuse poolmaratonil, mida Birgit Itse teeb ja ma osalen ka teistel erinevatel kursustel mitu korda. ma kuulan webinare korduvalt sinuga, kus me olime eile webinaril, ma kuulasin seda õhtul järgi veel, Oh, vau. et ma nagu, mul ongi harjumus teha mingeid asju korduvalt läbi, sest ma tunnen, et ma saan siis sealt nagu mingi sügavama kihi. Ja see teine taipamine on see olnud, et kuidas mingite tulemusteni jõuda, see on järjepidevus, väiksed sammud, et sa kasvõi teed tuimalt neid asju iga päev, vahepeal on selline tunne ausalt öeldes, et mida ma siin teen, et see on nüüd täiesti, ma teen seda nii-öelda, pole õiget tunnet, aga ma lihtsalt nagu teen. seal ei paista nagu seal keegi on öelnud, et tee seda, et siis see aitab sind, aga seal tekib see allaandmise tunne, kui sa lihtsalt näed, et sa muudkui teed ja seda nagu ei tule. aga minul tulid mingid taipamised selle kaudu, näiteks ka, kui me enne rääkisime siis siin ka mingitest sõnadest, siis ma sain üks päev aru näiteks sõnast, see on nüüd nagu see minitaipamine seal sees sõnast loov või loovus. ühesõnaga, see on nüüd sõna, mille tähendust me kõik nagu teame, onju, lapsest peale kindlasti, onju. ja ma sain sellest hoopis teistmoodi aru, et nüüd mul järsku koitis, et appi, see on nii praktiline sõna tegelikult, et me päriselt loome midagi. Me päriselt loome midagi, kas füüsiliselt, me päriselt loome mõtetega midagi enda ellu, et see on tegelikult nii praktiline, et võib-olla ongi seda isegi nagu seda tunnet raske edasi anda siin, kui sa saad järsku mingist sõnast nagu teisel tasandil aru, aga, aga kuidagi hakkab mingi sõna sinu jaoks hoopis teist asja tähendama. ja ja kuidas minul tulid ka välja, näiteks ma teen kolmandat korda ühte kursust kaasa, kus ma kirjutasin seal ja ma sain järsku aru, kust mul tuli arvamus, et ma ei ole loov. Ja siis ma sain aru, et issand, see on üks mu suurimaid tugevusi üldse. ma pean enda loovust nagu nii-öelda, ma olen nii loov, et ma pean ennast vaos hoidma, et teistele mitte oma ideid kogu aeg niimoodi tulistada niimoodi, nagu ma sulle vahel teen, et ma saadan sulle üks, kaks, kolm nagu, et ütlen ette ka, et okei, nüüd tuleb nagu ämbrist onju. et ma pean ennast tegelikult vaos hoidma, aga kust see mul tuleb? see tuleb ka kellegi eeskujust kuskilt kunagi õpitud mustrist, et ma ei ole loov, sest ma olen kedagi teist kuulnud seda ütlemas onju ja nii palju lihtsalt, et ma olen enda kohta ka arvanud seda. või siis, kes teab, võib-olla on keegi ka minu kohta seda öelnud, ma ise seda ei mäleta, aga mida ma hiljuti märkasin, olime ka seltskonnas ja kus olid 7-aastane laps, 10-aastane laps ja siis seltskond räägib seal nende laste kohta, lapsed mängivad seal ümberringi, aga nad ju kuulevad, et ühe kohta räägitakse, et tema on selline, teise kohta räägitakse, et tema on selline ulekas ja mõtle, kui sa kogu aeg kuuled seda niimoodi kuskilt eemalt, lapsed tegelikult kuulavad meid, Mhm. siis tegelikult tema kasvabki selle minapildiga üles, nii et ta on ulakas, onju. et vot selline taipamine nagu, mis sisaldas neid minitaipamisi et kuidas on oluline tegelikult järjepidevalt midagi teha, olgu see tänulikkus, olgu see afirmatsioonid on ju, midagi endale korrutada. ma kirjutan ka endale viimasel ajal, iga päev kirjutan afirmatsioonid. üks päev sain taipamise, okei, see afirmatsioon mulle nii ei töötagi, et ma loon sellega midagi, mis mul juba on sellisel kujul, nagu ma ei taha. okei, muutsin ja nüüd muudkui kirjutan edasi ja tegelikult mingi hetk annab see ka mingi efekti, et see järjepidevus, väiksed sammud, mingid väiksed tegevused iga päev, kuidas see tegelikult aitab nagu enese leidmisele kaasa, see on tohutult võimas, aga me kipume alla andma seal 3 jalga enne kulda, et nagu on seal Napoleon Hilli Mõtlemist muutes rikkaks raamatust 3 jalga kullani lugu, kus siis mees andis teemandi, kullakaevandus vist oligi, onju, et kui kaevandab oma maa peal ja siis andis alla
vaatab, et ei tule, müüs maha ja siis tuli see järgmine omanik ja kaevas edasi ja leidis 3 jala pärast leidis kulla, onju. et see on täpselt nii, et teinekord me peame natukene veel pingutama nagu, aga noh, siin on omaette küsimus, kuidas see ära tunda on ja millal siis alla anda, onju. just, et kas sa annad alla või Mhm, tegelikult, kas allaandmist üldse on olemas. Et ma siin mhm, lihtsalt tunnen, et võib-olla see mhm, teine mees siis, see ei olnudki tema jaoks mõeldud ja võib-olla mhm, tema, noh, see oli hea näide, et ta tõesti andis alla, eks, mhm, aga ma tunnen mõnikord, kui noh, minu enda näide, kui ma läksin, õppisin kinnisvaramaakleriks ja ma ei ole täna kinnisvaramaakler, mhm, et kas see oli allaandmine mhm, või oli see suuna muutmine. Mina taipasin seal, et see ei ole see, mida ma tegelikult tahan teha ja minu mhm, ellu tuli eneseareng. ja see oli see, mhm, kus minu sees hakkas kirg, leek hakkas põlema ja tundsin, et oh, see on hoopis see, mis mind kõnetab, see on see, kuhu suunas ma olen nõus liikuma, ma olen nõus kaevama maad ja see on see koht, kus ma tunnen, et see ei olnud allaandmine, see oli mhm. teadlik suuna muutmine, et Ja mõtle, võib-olla täna sa oled nagu parim coach kinnisvaramaakleritest klientidele, onju. Sest sa mõistad neid hoopis teisel tasandil, sa oled selle ametiga kokku puutunud. see lugu ka, millest ma rääkisin, see läks tegelikult edasi, see mees, kes seal oma kullakaevanduse maha müüs, tema õppis sellest ja läks, saavutas teises asjas edu, onju. et just, et mõnikord on see suunamuutus ja hästi mhm. huvitav see, et võib-olla sa oled parim coach. minu esimene pikaajaline coaching'u klient oligi kinnisvaramaakleri no vot. maailma sisenemas, nii et täna on ta väga Mhm. edukas kinnisvaramaakler, nii et mul on hästi-hästi hea meel, et mul olid need teadmised, et ma Mhm. mõistsin teda sel hetkel, kui tema alles sisenes, et kui temal tuli mõni nii-öelda takistus, siis ma olin seda ise kogenud, seega ma Mhm. mõistsin teda. Kas ma ise Mhm. nendest takistustest läbi läksin? Ei läinud, aga ma sain toetada see just läbi selle mõistmise, et see oli minu Mhm. jaoks tuttav tunne. Aga siin ongi see, et mina ei ole tema ja tema tahtis liikuda edasi, seega tema vastutas iseenda tulemuste eest, mitte eks ju mina. Et mina sain Mhm. ainult toeks olla läbi enda sel hetkel läbi kogemuse ja ka läbi küsimuste. et millised küsimused oleks mind aidanud edasi liikuda. aga mul on hea meel, et ma ei liikunud, mul on hea meel, et ma olen täna siin, kus ma täna olen. jaa, aga Kristina, taipamine number 3 sinul. Ma tulen korraks sinu jagamise juurde veel ja sealt lähen Mhm. sujuvalt edasi. nii huvitav, me ei ole kokku leppinud, me ei tea, aga kuidas nad sujuvalt toetavad teineteist. minu järgmine taipamine iseenesest tulebki tunnetest, et sellest tundest ja mis mind kõnetas sinu jagamisest, praegu sinu taipamisest, et väikesed sammud viivad tulemusteni, see on üks minu motodest ka, et väikeste sammudega suurte muutusteni Mhm. igal juhul toetan seda ja ka minu kursused toetavad seda, et väikesed sammud kõigepealt ja siis tegelikult tulevad ka tulemused. just selle mehaanilise koha pealt. Esialgu, kui me mõnda harjumust hakkame alles praktiseerima, siis ma tunnen, et see mehaanilisus on see, mida me peamegi õppima, et teha seda esialgu mehaaniliselt. et ma teen järjepidevalt, ükskõik, kas seal on see tunne taga või ei ole, aga ma teen seda seni, kuni Mhm. sellest saab harjumus. kui see juba on harjumus, siis tuleb minu meelest mängu ka tunne, sest tunne on see, mis loob. et tunne on see, mis meid paneb tegutsema, tunne on see, mis tegelikult üldse loob meie nii-öelda reaalsust, kui me räägime siin enesearengu keeles, mis loob seda, Mhm. kus me elame, et see paneb meid üldse tegutsema. seega eh, esialgu mehaaniliselt tehagi järjepidevalt, kasvõi tuimalt, ma teen nui neljaks ja liigun edasi. ja siis, kui juba on harjumus, et sa igal juhul ärkad ja teed või enne magama minekust, et ei ole ainult hommikurutiinid, meil on ka õhturutiinid. Mhm. ja kui teha siis ka näiteks õhturutiini ajal midagi automaatselt, et siis see on okei. kui aga juba pikemalt, et kui see on meil harjumuseks, siis tunne ja siin ma tahaksingi tuua näite
sa tõid välja tänulikkuse praktiseerimise ka, et tänulikkuse praktiseerimine lihtsalt tuimalt kirjutamisest, see ei anna sulle tegelikult mitte midagi. Et ta annab sulle kõigepealt, kui sa alustad sellega, ta annab sulle uue harjumuse. Kui see on juba harjumuseks saanud, siis tuleb hakata sinna tunnet taha tekitama, sest muidu see on lihtsalt linnukese kirjapanek. Ja seda me ka ei taha. Kuidas siis tekib küsimus, kuidas ma seda tunnet sinna loon? Kui seda tunnet näiteks hommikul ei ole kirjutada, et ma ei taha hommikul kirjutada, mul ei ole seda tunnet. Minul ka mõni hommik ei ole. Et mul on harjumus teha tänulikkust hommikuti ja praegu teen ka õhtuti, teen lausa 2 korda päevas, õhtul lühemalt, hommikul pikemalt. Siis mõni hommik ei ole seda tunnet, et ma tahaks istuda ja ei teki seda, no lihtsalt ei teki seda. Vaatan ümberringi, mis oleks esimene asi, et tunne tekiks. No ei teki. Mis siis teha? On variant, kas sa lood teadlikult selle tunde läbi näiteks muusika, tihti aitab, et on erinevad lood, kus ongi täiesti laulabki tänulikkusest, ta nimetab need asjad, kas see toetab sind ja siis tekib tunne. Võid mõelda mõne väga kalli inimese peale, et kas siis see on üks kergemaid viise, kuidas tunnet tekitada. Mõtle kellegi peale, keda sa tingimusteta armastad. Oi, kohe läheb süda soojaks, eks ütleb, nii armastan, nii tänulik, et ta minu elus on ja minna sealt kirjutama näiteks tänulikkust. Et see on viisid. Kui mul tõesti tunnen näiteks, et mul ei ole hommikul seda tunnet, siis ma ei kirjuta, aga ma tean, et ma teen selle igal juhul ära. Ja võib-olla päeva jooksul, ma ei tea, Liina saadab mulle sõnumi. Tee see, mul tuli mõte, kuidas sa saaksid teha midagi, siis see hetk on näiteks see, et ma olen lihtsalt nii tänulik, et sa mu elus oled. See on hetk, kus ma teadlikult tean, nüüd on see hetk, et võtta oma märkmik, tänulikkuse märkmik ja kirjutada need tänud ära. Aga see, kuidas ma saan seda teha, sest see on mul juba harjumuseks. Et ma igal juhul, ma tean, et ma teen ta, kui mitte kohe hommikul, siis päeva jooksul. Aga enamasti, ma tahangi öelda, enamasti ma teen ikkagi hommikuti ta kohe ära, et ei ole seda, et nüüd iga päev lükkaks teda edasi. Ei, seda ei ole. Kas ma tegin kogu aeg? Ei, ma olen praktiseerinud tänulikkust 5 aastat. Seega ma saan juba seda teha igal juhul. Esialgu oli minul ka lihtsalt automaatselt kirjutamine. Tahtsingi tulla siia, jõudsin, see ei olnud mu taipamine, see oli mu jagamine. Aga see on absoluutselt seotud selle sama tundega. Minu taipamine on see, et me oleme õppinud enesearengus ja kindlasti oled ka sina sellest kuulnud, et me loome oma elu justkui süsteemi või mudeli järgi mõtted, tunded, tegevused ja siis tuleb tulemus. Ja siis meie mõtted loovad meile tunded, need tunded panevad meid tegema ja siis tegevuse tagajärg on tulemus. Ja sellest mudelist ma sain aru hästi, see käib sel viisil. Aga mul on siin taipamistes kirjutatud, et ma alles nüüd sain päriselt aru, mida tähendab, et meie tunded panevad meid tegutsema. Ja see tähendab, mul on veel tehtud, et mõtted, tunded, tegevused ja siis see tunded on mul ümber joonitud, ringitatud, värviliseks tehtud. Ja see tähendab seda, see taipamine nüüd ongi see, et see tähendab seda, et see tunne ei ole see, et oi, ma olen õnnelik ja siis ma saan õnneliku elu ja siis mul tulevad õnnelikud ja toredad ja head tulemused. Ei, see ei tähenda seda. See tunne seal taga, see tunne, mis paneb meid tegutsema, tähendab tegelikult seda. Kujuta ette, et sa tunned täna, et no üldse ei viitsi midagi teha. Või sul oli näiteks diskussioon kellegiga. Ma ei taha ühte konkreetset inimest öelda, eks ju, kas ma ei tea, tuttav, perekond, töökaaslane, ma ei tea, klienditeenindaja ütles kehvasti, no kuskil keegi midagi ütles sulle ja sa tunned ennast justkui kehvasti. Et siis seal on see tunne. Kas sa lähed selle tundega? Yes, let's go, lähen enda eesmärke täitma. Ei lähe. Sa ei lähe tegevusse sellise tundega. Sa võid ära teha mingid mehaanilised asjad, aga näiteks ka sa rääkisid loovusest. Ka loovus tegelikult on minu meelest blokeeritud, kui meil ei ole seda head tunnet
seda tunnet, mis on nii-öelda positiivse energiaga, positiivse mõjuga, kõrgemal sagedusel, parem tunne, mis iganes see sõna nüüd jälle on, kuidas keegi mõistab, eks seda tundesõnu. aga kui nüüd mõelda või et väsimus ka on ju tunne või igavus on ka tunne, et ka need on sellised tunded, kus me isegi keha tegelikult, kuidas ta reageerib, ta on palju rohkem justkui kinnine ka füüsiliselt, eks me tunneme rohkem kinni. aga nüüd see vastupidine, kui me vaatame selle mündi teist poolt, siis kui me oleme õnnelikud, kui me oleme tänulikud, rääkisime tänulikkusest, kui ma tunnen seda suurt tänutunnet, siis kuidas siis su keha on? minu arust ta on palju rohkem avatud. kui sa tunned joy, mis on siis naudingut, siis sa oled avatud ja see on ka see, mis sind, sa lähed inspireeritult, motiveeritult, mis kõik sõnad, head sõnad on, siis ka lähed tegevusse hoopis teistsuguse energiaga ja seal on vägi taga. et see oli see koht, kus ma tundsin, et jaa, tõesti, et sain varasemalt aru mudelist, mõte, tunne, tegevus, tuleb tulemus, aga nüüd, et mis see tunne tegelikult seal on, see ei tähenda seda, et ma lähen positiivse mõtetega lihtsalt tegutsema. ei, see tunne tegelikult ongi see, mis meid, mil viisil me tegutseme. me võime kurvalt ka ju tegutseda või pahasena, olen vihane kellegi peale ja siis teen enda mingeid tegevusi. see on võimalik. see on võimalik, ma võin ju tegutseda siin pahurana, olla arvutis, teha siin, olla mossis ja saata arveid välja näiteks, eks, või teha siin sotsiaalmeedia postitusi ja mossitada samal ajal. aga mis see tulemus seal on? See on nagu paha tujuga söögi tegemine, ma olen just täpselt. tajunud enda puhul see, et kui ma teen halva tujuga süüa, Mhm. siis no ei tule täna nii hästi välja ja sama hästi, ma ei tea, olen kuskil restoranis söömas käinud kuidagi, et pidevalt käin, kunagi ma käisin lõunapakkumist sööma kogu aeg ühes kohas, üks päev oli sama supp väga hea, teine päev ei olnud, siis oli kohe, et kokk on vist pahas töös väga hea näide just aga ma toidu tahaks tegemise juures. siia vahele öelda veel seda, et sa ütlesid ka seda nagu, et ma panin siia kirja, et see, kui sa ei ole nagu heas energias, siis see loovus on nagu blokeeritud. ja ma täna juhtusin kuulama ühte podcast'i ka, kus üks inimene ütles ka, et stress blokeerib seda loovust, aga mõtlen, et minu enda puhul on hästi palju selliseid teisi näiteid ja kui ma mõtlen ka mingite kunstnike peale, kes, ma ei tea, suured artistid loovad armuvalus ja ma ise ka mõtlen, et ma ise olen väga loov, tegelikult mul hakkab tohutu loovus tööle ka madalseisus nagu. see on ilmselt mingi sihuke ellujäämismehhanism, kus sa hakkad siis nagu looma endale seda paremat tunnet või siis leidma nii-öelda lahendusi on ja teinekord ongi vaja, ma mõtlen, et mõnikord ma olen mõelnud, et okei, et nii kaua ma lükkan neid asju edasi, millest ma esimeses taipamises rääkisin, kuni mul ei ole piisavalt ebamugav, ehk siis kui mul ei ole nagu selg vastu seina, siis ma veel ei pinguta nii-öelda nagu piisavalt, et mul tegelikult hakkab loovus ka tööle nii-öelda selles madalseisus, aga kindlasti on need erinevad loovused, osa loovust tuleb mul ka siis, kui ma olen ainult lõõgastunud, on ju. Et see peab olema nagu, see on kuidagi nagu mingi sihuke keskmine seisund või sihuke see nagu ei innusta, on ju. ta peab olema üks mingi äärmus, kas sa oled väga lõõgastunud või väga siis selg vastu seina et see on ma nagu arvan, huvitav minu jaoks. mulle tundub veel, noh, eks igal mündil ongi, eks ju, mitu poolt, vaatenurkast on erinevaid ja ka paradoksid on ka ju olemas. et absoluutselt, et siin ei olegi õiget ega valet vastust, ma usun. mis ma näen, millal näiteks, kui ollakse madalseisus, räägime stress, depressioon, et kui ollakse madalseisus, et nagu sa ütlesid, et siis ka võib tulla nii-öelda see loovus välja. aga mis on seal taga, seal on tahe tulla välja sellest, seal on tahe ennast analüüsida. või ka näiteks on armuvalus piltide tegemine või maalimine või laulude kirjutamine ka absoluutselt. et see osatakse ära kasutada seda energiat, ka viha võib olla väga motiveeriv energia midagi tegema, sest energeetiliselt on lihtsalt see power on seal taga nii suur.
aga noh, just, et mis viisile seda kasutada ära. Mhm. Aga need tunded, just mulle meeldis praegu, kui sa rääkisid tunnetest, et see tunnete skaala võib olla ikka nii erinev, mis paneb meid nagu looma ja midagi nagu tegelema. aga me peaksime iseenda puhul ära tundma, mis see mind siis paneb nüüd liikuma, onju. et ja kuidas siis neid tundeid tunda ja juhtida, onju. võib-olla sul on vaja ennast mingisse seisundisse juhtida, onju. et näiteks mind hästi palju on segadusse ajanud see, et kui öeldakse, et tunne seda tunnet nüüd, kui sul oleks näiteks, ma ei tea, 1 000 000 eurot, onju. aga kuidas ma tean seda tunda, kui ma ei ole seda kunagi tundnud, onju? Selleks sa saad kasutada oma kujutlusvõimet. kasuta kujutlusvõimet, aga mis Mhm, tunne see siis oleks? mhm, kui et suure tõenäosusega on see midagi suuremat ja on üks tunne, mis käib meil ükskõik kus kaasas alati ja see on seesama tänulikkus, millest me rääkisime. kui sa mhm, täna oled sa oskad tänu tunda täna nende asjade eest, mis sul juba on, nende kogemuste eest, mitte mhm, ainult füüsiliste asjade, vaid ka kogemuste eest ja selle eest, et me üldse hingame, eks ju, meil on võimalus hingata, vett mhm, juua. ma alati toon selle näite, et ikka kui Eestis käin, siis kraanivesi on nagu kõige parem asi. mhm, et saab otse kraanist võtta seda vett ja juua, et ei pea minema poodi pudeliga vett tooma. mida ma mhm, siin pean tegema, kui ma tahan juua, ma pean minema poodi tooma endale vett ja Eestis mhm. esimene asi on, andke mulle klaas ja kraan siia joomiseks ja läheb vee joomiseks. et tänutunne on see, mis meil käib igal juhul alati, ükskõik siis kas, kui sa tõid selle miljonäri näite või selle, et sa oled edukas, et mis tunne see on? no mis tunne see on, sa oled veel Mhm. tänulikum, topelt tänulik, jah, mitmekordselt tänulik minu selle eest. minitaipamine siinjuures on ka see, et kui nagu neid küsimusi on küsitud, et tunne seda tunnet siis nagu, Mhm. mis miljonäril on ju. See on lihtsalt näide siin, aga siis ma olen taibanud, et mul on ka uskumused, et miljonäridel on sellised probleemid, siis ma hakkan endale looma seda tunnet, et mul on need probleemid. mis nii on et sinu taipamine? ja ma arvan, et see sobib nii hästi siia järjekorda, siia lõppu. Ma pidin hoopis teises järjekorras minema, aga minu viimane taipamine, üks suurimaid taipamisi on ka see, et kes ma siis lõpuks olen. ja kui ma rääkisin ka järjepidevusest, et mingid väiksed sammud viivad selleni, siis absoluutselt iga asi, mis me teeme, mida me kogeme, mida me valime, see kuidagi nagu sobitub meie ellu nagu pusletükk lõpuks. ja minul siis ma ütlen, et mul ei olnud seda, ma tahtsin olla fookuses sel aastal, aga ei olnudki, millele fookust seada, siis ma tegelikult kõigepealt hakkasin välja selgitama, kes ma siis üldse olen. ja kui ma nii-öelda, öeldakse, et kes otsib, see leiab, aga kui sa pingsalt otsid, siis sa ei leia. ja siis ma lasin selle vabaks, mõtlesin, okei okay,, ma siis hoian fookust nendel asjadel, mis ma tean praegu, mis samme ma pean astuma. ja siis järjest hakkasid tulema minuni erinevad siis niidiotsad. esiteks oli üks hea sõber küsis, et Liina, et vaata tagasi enda karjäärile, et kui kõik need töökohad, mis sul on olnud, siis mis seal on kõigis nagu ühist olnud, et mida sa nagu leiad, mis on nagu kogu aeg kordunud või kuskil nagu, mis on ühendanud, et see on miski, mis kindlasti ühendab. Siis teine asi oli see, et ma pidin kirjutama, sain ühe esinemiskutse pidin kirjutama enda tutvustuse. ja mõtlesin, oh, aga ma ei ole ju praegu mitte keegi nii-öelda, mis tiitlitega, mis siis ennast nagu esindan seal. ja siis selle käigus tuli tohutult taipamine, okei okay,, kes ma tahan olla ja siis ma sain aru, et aga ma juba olen ju tegelikult. et see jõudis nagu tohutult hästi kohale ja siis hakkasid erinevad näited mulle tõendama ka, hakkasin leidma, märkama. et kui sa juba mingeid niidiotsi saad, keegi head küsimused küsib su käest ja sa püüad nendele vastata, siis sa hakkad järjest ka neid vastuseid märkama. ja mida ma märkasin, oli see, et mis mind on ühendanud erinevates töökohtades, erinevad siis siuksed jooned, mis on olnud, et üks asi, ma alles siin lõpetan praegu andmeanalüütika kursust ja ma arvasin, et minust andmeanalüütikut ei saa. jah, minust ei saa ilmselt selles vormis, nagu seal konkreetselt on,
aga see saab kuidagi sobituda mu edaspidisesse nagu nii-öelda varasema kogemuse ja huvidega. et mind on ikkagi ühendanud see analüütika kogu aeg, miks ma ka teadlikult ilmselt selle kursuse valisin, et see Mhm. tõmbas mind andmeanalüütika sihuke uurija töö ja mind on erinevates töökohtades ühendanud see, et ma olen pidevalt seal tähelepanu pööranud mingile uurimusele, et kui ma kunagi olin ühe festivali korralduses üks pealik, siis ma mäletan, et me prognoosisime sööjate arvu ja toitu selle järgi, et kuidas oli eelmise aasta sööjate statistika ja see Mhm. õigustas ennast 9 aastat, ma tegin seda, see õigustas ennast, see hoidis meil raha kokku. Ettevõtluses täpselt samamoodi, mul olid kogu aeg nii-öelda uuringuõnged vees erinevatel Mhm. meetoditel, ehk siis niisugune nagu andmete analüüs ja see kõik nagu on ühendanud ja siin erinevaid näiteid vanadest töökohtadest veel, et ikkagi nagu see pool, aga võib-olla ma ei ole nagu klassikaliselt see ja siis, mis on nagu uus minu puhul, et sa saad nagu ma hakkan seda pilti kokku saama nii-öelda nagu sellest, et kes ma olen nagu sisimas juba ammu olnud ja Mhm. kelleks ma olen siis kujunenud hiljuti. et üks asi on ka see, et ma taipasin, et no ma olen ikka peast nii turundaja kui turundaja et kui Kristina mulle midagi saadab või millegi kohta arvamust küsib, siis ma mõtlen kogu aeg nagu turundaja, annan nõu kogu aeg nagu turundaja, kuidas oleks strateegiliselt parem seda teha, kuidas teist, et igasugustel asjadel niimoodi ja muidugi ka kui ma näen mingeid teisi asju, mida keegi teine kuskil turundab või niimoodi või üldse ei turunda, siis ma mõtlen sellele, et kuidas seda turundada, ehk siis kogu aeg sellised mõtted ja need asjad kokku panevadki tegelikult ma arvan, et see kogemus, kõik need huvid, mis on läinud, et ma arvan, et ma lähen kisub praegu sinna turundusanalüütika teed ehk ma tegelikult, kui ma seda tutvustust kirjutasin, siis ma juba sain aru, et ma oleks juba valmis väga hea turundaja, ma olen valmis väga hea turundaja kellelegi, aga nüüd ma sain aru seda, et mul on ka nii-öelda see pilt sellest, et mis mind motiveeriks, keda ma turundada tahaks, onju, aga ma ei ole seda ära tabanud veel, et see on nüüd see, et ma tean, et see tuleb ka nagu minuni, et kus mul see päris nagu töökoht või nagu pikem seotus saab nagu olema. et et see on siis nii-öelda nagu see keele peal olev asi ja see on mu viimane üks viimaseid taipamisi ka, et kes ma siis olen ja need asjad kõik, mis selleni viisid, see ongi see, kui sa märkad nagu õigeid küsimusi, kas sa käid õigete inimestega läbi, kes oskavad küsida, onju. et ma olen väga õnnelik, et mul on ümber sellised inimesed ja siis, kui sa neid küsimusi küsid, siis sa hakkad märkama ka neid märke. et see on nagu hästi huvitav, et kes iganes praegu kuskil segaduses on, siis lihtsalt tunde järgi valige enda asju enda ellu. ma kirjutasin hiljuti postituse ka sellest, et kuidas nagu üks kursus 0,5 aastat raha, teine kursus 0,5 aastat raha nagu maha visatud aeg, et ikka me ei ole nagu päris kohal. aga tegelikult kõik need asjad panevad nagu pusled kokku, seal sa tutvud inimestega äh,, küpsed nii-öelda ja tegelikult sa ei pea minema täpselt seda teed. ja kui üks inimene vastas mulle ka Instagramis, et ta hiljuti valis ka mingi kursuse, tegi läbi, teenis selle raha tagasi, aga siis sai aru, et selles valdkonnas on juba nii palju tegijaid. ja ma täna nägin Nullist turunduskooli postitust, kus oli, et ühele turundaja ametikohale kandideerib 92 inimest, kuidas eristud sina, siis tegelikult nii ongi. Neid asju, kus kedagi ees ei ole, meil on praegu väga vähe järgi, mis iganes valdkonnas sa tahad alustada, sa alustad kuskil nullist, siis seal võib palju tegijaid ees olla. ükskõik, alustad sa virtuaalassistendina, alustad sa coach'ina, coach'e on Mhm. ka ju väga palju väga-väga palju on tegelikult, jah. väga palju ja me võiks kohe alla anda selle mõttega, et mis mina enam sinna ronin, juba nii palju edukaid tegijaid on ees. aga tegelikult see on see otsuse koht, et sa lähed vaikselt järjepidevalt töötad ja töötad ennast üles ja tegelikult ausalt öeldes, kui palju nendest coach idest või virtuaalassistentidest või turundajatest, kui paljud tegelikult on keskpärased. Mhm. Mhm. sinu Mhm. võimalus on parimaks saada, aga see lihtsalt nõuab seda aega ja järjepidevust, et sa nagu alla ei anna. et
ma ise maadlen täpselt samamoodi nende küsimustega, et aga teised on ju nii edukad veel onju või nii tuntud juba onju. et ma saan aru, et sellest ei ole nagu lihtne nagu läbi minna, aga tegelikult meil kõigil on võimalus sinna tippu ronida selle järjepidevusega, et sa alla ei anna. vahepeal tuleb mingeid tagasilööke, sihuke tunne on, absoluutselt. et läheks sinna palgatööle tagasi või läheks sinna, ma ei tea, läheks veebikoolitajaks tagasi, see on ju lihtne mulle, see on tuttav, aga Mhm. sellest tuleb läbi minna. Need on mu viimased taipamised. Ma üldse pikalt ei räägigi ja ma lihtsalt mõtlen, et vau, kuidas me saime sellisel viisil taipamise niimoodi sujuvalt üle Mhm. edasi minna. nüüd minu viimane taipamine, mida ma alles tegelikult ka seedin, et mida see minu jaoks tähendas, et miks see mind niimoodi kõnetas. eks ma Mhm. mingil mõnes mõttes juba saan ka aru, aga mis ma kirjutasin, viimati vaatasin Bob Proctori eluloo filmi ja seal oli lause, ma päris ei tsiteeri seda, et kuna ma olen ta siia ka enda sõnad siia vahele juba pikkinud, siis seal oli küsimus, kui kahtled investeeritava summa suuruses, et kas see on ikka väärt, siis tegelik kahtlus peaks olema, kui palju see teadmatus ja mitte investeerimine sulle pärast maksma läheb. Ja ma Mhm. mõtlesin, see on hästi nüüd samamoodi, just sina lõpetasid sellest, et sa oled käinud ühel koolitusel, teisel koolitusel, raha tundub justkui maha visatud, aga kui sa ei oleks seda investeerinud ja mul meeldib ikkagi see sõna investeerima, investeerisid igal juhul iseendasse, need teadmised, Mhm. mis sa oled sealt saanud, see ei ole maha visatud raha. Mhm. Teadmiseid ei saa enam keegi ära võtta, nii et need sa oled igal juhul omandanud Mhm. ja investeering tähendab ka seda, et sa saad selle tagasi. ma investeerin ikkagi selle mõttega, et see tuleb mulle tagasi. seega Mhm. parim investeering ongi iseendasse, sest ma tean, Mhm. et ma ise kasutan enda ressursse ja meie ressursid on, eks ju, aeg ja meie teadmised on need, mis on päriselt meie omad, keegi ei saa tulla neid ära võtma. ehk ma tulen, Mhm. võtan Liina su teadmised ära. ei, ma ei saa seda ära võtta. seega igal juhul sa oled teinud head investeeringud ja nagu sa ütlesid, tänu sellele sa oled tegelikult jõudnud siia, kus sa oled. ja kui ma hakkasin Mhm. mõtlema ka seda, kust mina milliste summadega ma hakkasin investeerima, et esimene Mhm. enesearenguprogramm üldse, kuhu ma investeerisin, ma mõtlesin, ma suren ära, see on nii kallis, 29 Mhm. eurot. Mhm. ja täna, kus täna olen, eks ju, Kathleen Cameroni programmis 5-kohaline, mõtlen, kuskil näen 29, suure tõenäosusega ma isegi ei tee seda kaasas, see on nii väike investeering juba tänaseks, Mhm. et ei ole motiveeriv enam minu jaoks ja seal puudub Mhm. selles mõttes kasv. kasv Mhm. just investeerimisega, iga kord, iga suurem summa tegelikult paneb ka mugavustsoonist välja astuma Mhm. ja ka kasvama. ja absoluutselt, tegelikult võib ju lugeda ka neid 100 raamatut, aga Mhm. investeering näiteks enesearengu koha pealt või ka, kui sa õpid, mida sina ka ju õpid, sa võiksid seda väga vabalt ise õppida kuskilt Mhm. raamatutest, Mhm. aga see on kiirtee, investeering on ka kiirtee ja Mhm. igal juhul on see rohkem väärt, kui lihtsalt istuda teadmatusest, mis võiks ja kuidas võiks jah, toimida. ja sõna investeering on ju tegelikult alati seotud ka riskiga, mõnikord me kaotamegi oma investeeringud, aga nendest kaotustest me jälle õpime ja siin tuleb see meie podcast'i pealkiri, õpime ja ebaõnnestumine, sest tegelikult õnnestume, kõik asjad ebaõnnestume. on lõpuks õnnestumised ja peast turundaja nüüd mõtleb seda, et sellest kohast ma ei saa pärast klippi teha meil Instagrami, sest Instagram keelab selle sõna investeerimine ära. siis me sellest kohast ei tee, jah. muust kohast. nii Ja vägev. kas me tõesti rääkisime aja täis? me rääkisime aja täis, ma ise mõtlesin ka, et kas 3 taipamisega mõlemad saame aega täis, aga saime. ja ma praegu mõtlesin täitsa, et see Bob Proctori film, millest sa rääkisid, see omakorda võib-olla väärib eraldi episoodi, sest mul on sealt ka väga palju absoluutselt. mõtteid ja kuulajatel oleks ka kindlasti huvitav seda filmi vaadata, nii et kes teab. andke märku kommentaarides, et millest te tahaksite, et me edaspidi räägime, mis kõnetas, kas tuli ka mõni taipamine, hästi põnev oleks seda teada. ja aitäh sulle, Kristina. ja aitäh sulle, Liina, ja aitäh kõigile kuulajatele.
vaatajatele, oleneb, kus kanalis sa meid jälgid parajasti, kus kanalis sa vaatad-kuulad, ära unusta vajutada subscribe'i peale. vajuta subscribe, et sa saaksid või follow või jälgi, oleneb, mis keeles sul on, et sa ikka saaksid meie viimase episoodi alati esimesena kätte ja kui see sind kõnetab, siis jaga enda sõpradega ka, nii tore oleks jõuda veel rohkemate inimesteni ja mine tea, võib-olla saab siis mõni sinu sõber ka siit mõne taipamise. aitäh, ja Riina, teie sulle. tagasiside motiveerib meid ka aina edasi tegutsema, et mitte siis peitu pugema oma jagamistega. just, ja aitäh, aitäh, tšau. tšau.